Head erakonnakaaslased, head külalised. Mul on alati hea meel, kui jälle kokku saame, et erakonna tööd ja tegemisi arutada. Täna vaatame koos ette, algamas on kampaaniaaeg ning loodan, et leiate kõik võimaluse kaasa lüüa ja oma panuse anda. Ja ühtlasi kasutan siin puldis võimalust, et soovida meile kõigile õnne koduerakonna ümmarguse tähtpäeva puhul. Reformierakond on liberaalse maailmavaate eestvedaja ja Eesti eduloo kandja olnud nüüdseks juba 30 aastat. Palju õnne meile kõigile! Head sõbrad, juuni alguses seisavad ees Euroopa Parlamendi valimised. Eesti inimeste jaoks saavad need olema juba 5. 63 päeva pärast otsustavad valijad, kes on need 7 inimest, kes hakkavad Eestit Euroopa Parlamendis järgneval 5 aastal esindama. Ühtlasi on see Eesti inimeste jaoks võimalus laiemalt kaasa rääkida, millist suunda soovitakse Euroopa juhtimisel näha. Pole ilmselt küsimustki, mis saab olema neil valimistel peateema. Julgeolek. Meie teame ja tunneme oma idanaabrit ning oleme alati hoiatanud ka oma sõpru ja liitlasi. Teame, et Venemaa käitumine ei muutu, sest tema tahe on vallutada ja allutada. Nüüd on Venemaa tegelikku palet näinud ka ülejäänud Euroopa ja maailm. Illusioonides elamise aeg on ammu läbi. Ajal, mil Ukrainast kõlab üha tõsisemaid murenoote ning Venemaa jätkab relvastumist, on see meeldetuletuseks, et meie panus kaitsesse peab veelgi kasvama. Kui me tahame ka edaspidi elada rahus ning hoida ära agressiivse idanaabri järgmised vallutusretked, peab Euroopa muutuma veelgi kindlakäelisemaks. Juba 5 aasta eest Euroopa Parlamendi valimiste eelsel üldkogul nentisime tõsiasja. Ajalugu on näidanud, et väikeriigi iseseisvust ei tohi kunagi võtta iseenesest mõistetavana. Vabaduse nimel tuleb iga päev pingutada. Kinnitasime juba toona, et julgeolek on valdkond, milles Reformierakond ei tee mingeid järeleandmisi. Selleks, et saaksime end omal maal tunda turvaliselt, tuleb panustada nii sõjalisse riigikaitsesse kui julgeolekusse ja liitlassuhtesse laiemalt. Reformierakonna naised ja mehed on selle mõtteviisi Euroopasse viimisel olnud järjekindlad ja edukad. Võime julgelt öelda, et meid kuulatakse ning meie sõnaga arvestatakse. Meie liitlassuhted on lähedased ja tugevad. See on väike riigi jaoks hindamatu väärtusega. Head erakonnakaaslased, võime tunda uhkust, sest oleme olnud töökad ja ehitanud 30 aasta jooksul Eestist muljetavaldava kindluse. Kindluse, kus igaühel on võimalus omandada hea haridus, ennast teostada, luua kodu ja tunda end siin turvaliselt. Valusad kogemused ajaloost on õpetanud meid ehitama seda kindlust üha tugevamaks. Olen veendunud, et täna on see kindlam kui kunagi varem. Oleme NATO ja Euroopa Liidu liikmed, oleme tõstnud Eesti riigikaitsekulutused püsivalt üle 3% SKP-st ning jätkame tööd ja pingutusi selle nimel, et Ukraina võidaks selle sõja. Sest vabaduse nimel tuleb pingutada iga päev. Samamoodi nagu meie vajame sõpru ja liitlasi, vajab Euroopa Liit Eestit. Julgeoleku olukorra halvenedes olime esimesed, kes mõistsid olukorra tõsidust ning asusime panustama julgeolekusse veelgi enam. Saame uhkusega öelda, et Reformierakonna juhitud valitsuse algatused on Euroopa julgeoleku kindlustamiseks leidnud laia kõlapinna ja toetuse. Peaminister Kaja Kallase eestvedamisel sündis möödunud aastal algatus 1 000 000 mürsku Ukrainale, mille peatselt ka liitlastega koos täidame. Kaja ja kaitseminister Hanno Pevkuri töö Euroopa väärtuste ja julgeoleku nimel kõneleb enda eest. Ukraina toetamise nimel töötavad aktiivselt ka paljud teised meie erakonnakaaslased valitsuses, Riigikogus, kohalikes omavalitsustes ja mujal. Julgen öelda, et Ukraina võit ning Eesti
ja Euroopa julgeolek on südameasi igale reformierakondlasele. Kogu Eesti riigi ja rahva panus Ukraina toetamisse on väga oluline. Oleme pidanud Venemaa sõja tõttu Ukrainas tegema raskeid otsuseid, kuid Eesti inimesed mõistavad, et need on olnud vältimatud, sest kõigel on hind ja vabadus on üks hinnalisemaid asju. Me ei tohi väsida, sest Ukraina võitlus on ka meie võitlus. Võitlus vabaduse ja demokraatia eest. Head sõbrad, oleme viimaste aastatega teinud Euroopa julgeoleku kindlustamiseks palju, kuid peame tegema veelgi enam. Seda tööd on vaja jätkata sama intensiivselt ja täie rauaga, kuni Ukraina võiduni. Just sel põhjusel oleme oma Europarlamendi valimisprogrammis seadnud kõige olulisemaks prioriteediks kaitsevõime arendamise. Julgeolek peab saama veelgi rohkem süsteemset tähelepanu Euroopa Komisjoni tasandil. Ühtse ja tugeva kaitsepoliitika tagamiseks kutsume üles looma kaitsevoliniku ametikohta ning teeme ettepaneku anda Euroopa Liidus välja 100 miljardi euro väärtuses kaitsetööstuses kasutatavaid eurovõlakõrju, et tugevdada Euroopa kaitsetööstust. Heitlikud ajad nõuavad raskeid otsuseid, aga me peame jõudma töötada ka teiste ees seisvate väljakutsetega, mis määravad Euroopa tulevikku ja selle, kuidas hakkavad elama meie lapsed. Sest meie ülesanne ei ole ainult säilitada seda, mis juba on, vaid ehitada edasi. Ehitame kindlust, nii füüsilist kui vaimset kindlust, mis baseerub teadmistel, innovatsioonil ja edumeelsusel. Meie teod peavad olema suunatud tulevikku, et kindlustada Eesti positsiooni Euroopas ja maailmas. Rohereform on võimalus uueks majanduskasvuks. See on meie võimalus olla arengus maailma suurte ees ja kõrval. Rohereform on vajalik ka selleks, et Eesti ja kogu Euroopa oleks iseseisev ja sõltumatu, kujundaks maailma parimat elukeskkonda meie lastele, hoolimata agressorriigi püüdlustest meie tegemisi kontrollida. Siinkohal tahan tänada suure pingutuse eest Yoko Alenderit, kelle eestvedamisel on Reformierakond saanud omale sisuka ja tulevikku vaatava Europarlamendi programmi. Nüüd alles algab töö selle nimel, et Brüsselisse pääseks Eestit esindama tugev meeskond, kes seda kõike Euroopas ellu viima asub. Äsja lõppesid meil erakonna sisevalimised, kus selgitasime ühiselt välja need 9 inimest, kes kandideerivad Euroopa Parlamenti Reformierakonna nimekirjas. Ma tänan kõiki tublisid ja ettevõtlikke reformierakondlasi, kes sisevalimistel kandideerisid. Julgen täie kindlusega öelda, et näeksime uhkusega teist igaüht meid Euroopas esindamas ning kindlameelselt Eestile oluliste teemade eest seismas. Tervitan ka erakonna värskelt liitunud Lukas Kristjan Ilvest, kelle teadmised ja senine tugev kogemus teevad temast olulise täienduse meie meeskonnale. Aitäh sulle, Lukas, ja tere tulemast meeskonda. Juba peatselt kinnitame siin üldkogul üheskoos sisevalimiste tulemused. Kindel on see, et Euroopa Parlamendi valimistel läheb Reformierakond Eesti parima meeskonnaga, kelle südameasjaks on tugevdada Eesti kindlust ja ehitada ühtset Euroopat. Head erakonnakaaslased. Teate, tegelikult ma usun, et meil on üldse parim meeskond. Alati. Meid on ligi 10 000 ning meid ühendab see, et me hoolime Eesti edust, julgeolekust, vabadusest ja julgeme oma põhimõtete eest seista. Mõttekaaslastega on väga meeldiv koos aega veeta ka väljaspool tööd. Nagu ma enne mainisin, tähistame tänavu Reformierakonna 30. juubeliaastat. Veebruaris juba andsime juubeliaastale avalöögi Pärnumaa talvepäevadel, kus pidasime võrkpalliturniiri ja tundsime rõõmu Eesti talvest. Juba peatselt saame võtta mõõtu tenniseturniiril Rakveres. Kindlasti näeme traditsioonilisel erakonna suvepäeval
ning pidulikumas õhkkonnas kohtume novembris. Üritusi on plaanis aastaringselt veelgi nii piirkondlikke kui ka üle-eestilisi, nii et tasub hoida pilk peal erakonna kanalitel, kus info liigub. Julgustan kõiki liikmeid üritustel osalema, olete kõik väga teretulnud. Kui enne veel on aeg käärida üles käised ja teha üheskoos 2 kuud pingutust, et võita Europarlamendi valimised. Kutsun teid üles olema julged, olema aktiivsed, meie ühisel jõupingutusel valimiseelsetest tegevustest on väga olulised. Iga panus, suur või väike, loeb. Meie eesmärk on selge. Ehitada Eesti, mis on kindel oma väärtustes, julge oma unistustes ja kindel oma tulevikus. Olen kindel, et ühiselt selle nimel pingutades saadab meid ka edu. Koos ehitame kindla Eesti Euroopas. Elagu Reformierakond, elagu Eesti! Aitäh!